osalevad Eesti.com toimetaja Liiki Johanna, pereprogrammi töörühma liikmed Harri Raudvere ja Kertuli ning sisulooja Timo Kalavas, alias Silver Rong, saadet juhin mina, Maarja Maristik. Kuidas pangad inimesi orjastavad ning vajadusel ka paljalt röövivad? Kui me nüüd üldse hakkame rääkima pankadest ja panganduskriisist, siis me peaksime kõigepealt ise endale selgeks tegema, kuidas see raha ringlusesse üldse pääses. Pangad on institutsioon, mis kontrollivad eelkõige riigi majandust. Üheks kõige klassikaliseks majanduskasvu suurendamise viisiks on minna ja võtta kelleltki midagi ära, mille arvelt saab suurendada oma heaolu. Kannataja on alati rahvas. Auto liisingus maja laenu peal, aias jookseb ringi see robotniiduk, mis on ka laenu peale võetud. Mina siuke pärast taktikas lendasin sinna kohale, et kas te teete nalja või minu raha, ma panen oma raha teile siia hoiule, teie kasutate minu raha ja te vahepeal isegi ei söönda mulle öelda, et see protsent on nii mõttetuks läinud, et ma võin selle välja võtta, sellega midagi palju targemat teha. Ja siis pangatädikes on ju, ma saan aru, et need 60 000 krooni oled meile võlgu, et ma küsin, et mille eest? Saite auto? Saite, on. See pole minu asi, et teie müüte selle nii odavalt maha, on. Ma ütlesin neile otse, et kuule, kui teie nii sita äri tegite ja selle nii odavalt maha müüsid, see mind ei kotinud. Rootsi pangad tegelesidki kriisi ära kasutamisega ja Eestist varade välja kantimisega. Neid üldse ei huvitanud tegelikult, mis toimus. Kuluaarides välja käidud, intervjuudes välja antud või välja öeldud seisukohti, siis on ju kõik peaaegu ühes suus kinnistanud, et inimesi ongi maamunal täna liiga palju. Suur hulk inimesi lihtsalt häid. Ja mis võib olla veel humaansem hävitamisviis või kord, kui luua selle niinimetatud uusorenduslik kord, kus lokkab esiteks totaalne kontroll ja teiseks, mille tuuakse välja demokraatlik vabadus, narkootikumid vabaks, hävitage, doseerige üle, surge, olge, tehke mis tahate. Aga igale inimesel hektar maad, ise majandavad, relvad kätte, kogu see piir on kaitstud. Vankumatus usus ja kõikumatus tahtes peab eesti keel ja kultuur ja kõik säilima läbi aegade. Reformierakond, et siin mida ta on korda saatnud ja siis need skandaalid, kõik Siim Kallal, see 10 miljonit, see on eraldi teatud seal niimoodi, ikka korralik, lastel oleks huvitav lugeda, ei oleks igav, kõik istub, onu Siim jälle teeb mingit pulli, yes! Oi, teil siin suur sõda, kõik hävitatakse ära, aga nüüd meie tuleme ehitama ülesse. Kas te olete loilakad, et te niimoodi räägite? Miks te kasvatate selliseid poegi, kes teie tütreid kodus peksavad? Tegeldakse jälgimistegevuse. Õigustus kontrollida ühiskonda, kontrollida rahvast. Ja miks pärast te tegelikult vaja kontrollida rahvast? Sellepärast, et säilitada võim, sest et iseseisev oleks saanud olla ka hoopis teistmoodi ja palju efektiivsemalt maailmas. See mugavus on just see, mis paneb meid teenima seda süsteemi, kus meil on lihtsalt mingi karil lambaid. Ühiskonna säilimiseks ja kogukondade säilimiseks on konservatism, millele arengu suuna peab andma liberaalsus, aga kõik peab taanduma mõistusele ja tarkusele. Nii lihtne see on.